Tere, mina olen Toivo Niiberg, psühholoog. Mul on muide ka teisi elukutseid veel, aga julgen öelda, et ikka kõige võib-olla rohkem tunnen ennast psühholoogina, sest psühholoogiat on ma kokku õppinud erinevate kõrgkooli erinevatel tasemetel 13 aastat. Ja teismelisi olen ma nõustanud oma eluaja jooksul 25 aastat, aga tegelikult ma olen ju teismelistega kogu oma elu tegelenud. Olen 43 aastat olnud kokku õpetaja ja minu õpetaja töö algas 1977. aastal Antsla kutsekoolis. Algul õpetajana, hiljem juba õppealajuhatajana jätkus minu pedagoogiline tegevus räpina, õppedirektorina ehk tol ajal koolidirektorina. Nõukogude ajal oli süsteem natukene teine. Mul on ka au olnud olla psühholoog Aagvere erikoolis 2 aastat. Nüüd ma olen pensionil ja et igav ei hakkaks, püüan ka siin ikkagi psühholoogitööd jätkata ja töötan praegu Maarja külas, on väga tore koht Põlva külje all 1 kilomeeter ainult Taevaskojast ja tegelen mina intelligentsipuudega noortega, püüdes neid õpetada ja kujundada neid ka mingil määral niisugust loodus- ja aiandust, haridust. Mulle mu töö väga meeldib, ma olen poole kohaga, nii et 1-2 päeva nädalas käin Maarja külas ja ülejäänud aega ma veedan raamatute kirjutamisega, kokku mul ilmunud 98 raamatut ja pikemalt kõike seda, kui lähete sisse Vikipeedias, lööte Toivo Niiberg ja saate kõik kogu meluloo teada ja kõik need raamatud, nii et ma ei hakka siin pikalt peatuma ja lähengi nüüd kohe selle meie teema juurde, see on nooruki negatiivsed ja positiivsed minakaitsemehhanismid. No näed, väga ilusti on öelnud Johann Wolfgang Goethe, ma olen mängudes liiga noor, et olla soovideta. Ja kõik, küll on see teismeiga üks tore periood, aga kuna siin on tegemist meil 3 murranguga, see on kõige keerulisem periood elus, ühtpidi me kasvame kiires sõna otseses mõttes, eks on see akseleratsiooni probleem ja see on 6.-7. klassis ka Eesti poisid ligi 14 sentimeetrit korraga ja see tulebki ju kahjuks õpingutele, sest kui sa nii kiiresti kasvad 14 sentimeetrit aastas, on see, et sa ei jõua hästi õppida, sa oled väsinud ja kui nüüd veel arvutis ka oled ja poole tööd üleval, siis kindlasti õppetöö kannatab. Järgib see sotsiaalne murdumine, tahad olla täiskasvanu ja kuna ju ikkagi enamuse, kui me vaatame inimese arengut, siis tegelikult inimese keskmine eluiga oli kuskil 25-30 ja see, kui inimene oli 13-14, haigid juba täiskasvanuks, juba muretseti lapsed ja ei olnud ju mingit haridust ja kooli ja nüüd näete, on kõik läinud edasi, aga mingisugune niisugune harjotüüp on ju ikkagi inimeses säilinud ja midagi teha ei ole. Nii et see, et teismeline läheb seal 13, 12, 13 aastane konflikti oma vanematega on täiesti loomulik. See on nagu meil sisse kodeeritud periood koopast lahkuda koopast, minna oma vanematega konflikti, saada üleöö iseseisvaks, luua oma pere, alustada oma elu. Aga aeg on edasi läinud ja aga see on midagi teha ei ole, teatud määral ju täitsa loomulik reaktsioon, konflikti minek täiskasvanutega. Teistpidi täna arenemas ühiskonnas ei ole ju kindlasti veel teismeline küps olema valmis iseseisvaks eluks. Öeldakse, et see noorte või see teismea kriis või niisugune vaimne kriis, eks ole, tüdrukutel
algab juba peale tänapäeval 10, 11 ja 18 nagu lõpeb, nii et 18-aastane tütarlaps on isegi juba küps täiskasvanu, mõtleb ja suudab juba toimekalt ise ellu saada. Poistel jookseb see katus tänapäeval pealt ära hiljem, kuskil 14-15 isegi ja võistlus tulevad tagasi 25. Noh, võtame seda siis naljana või tõena, aga näete, siin on olemas tuntavad vahed ja olles ise ka mitmes kõrgkoolis olnud õppejõud, ma võin tõesti öelda, et sageli esimese kursuse noorhärrasid kange tahtmine saata veel liivakasti mängima, aga neidudega ei ole see probleemiks. Nii et praegu see võõrandumisprotsess ja olemine ja vanemate tugi on noorte seas ju noortele väga vajalik, aga just sel ajal, millal need teismelised meil vajaksid väga mõistmist, arusaamist, ärakuulamist, toimub Eestimaa vanemate lahutusprotsess. Kahjuks on ju nii läinud, aga ma loodan, et võib-olla ka tulevikus parandab, et meil abielude lahkumine kuskil on ikka 6-70% piirimail ja enamus abielu lahutusi toimibki vahemikus 12-15, kui lapsed on samuti 12-15 ja vajaksid toetust ja abi, aga vanematelt neid saada ei ole. No käitumishäireid, kui me vaatame ja ka need erivajadus on ikkagi rohkem poiste kui tüdrukute seas, see on ka veel seni, ei ole siin objektiivsed või täiesti teaduslikke vastuseid või uuringud, millest ja need asjad kõik alguse saavad või milles nad toimivad. Nii et loodame, et tulevik annab siin rohkem meile selgemaid vastuseid. Aga poisid on tõesti nagu rohkem ohustatumad kui tüdrukud, kuid peab ütlema, et tüdrukutele käitumisprobleeme, neomid on jälle hulga sügavamad ja raskemad kui poiste korral. Jällegi, miks see nii on, ka siin ei ole alati need vastused ühesed ja ka siin on teatud määral vasturääkivusi. Kui me vaatame üldse siis sotsiaalne kompetentsuse mõisted, mida see käsitleb, need ongi need küsimused, kuidas käituda, kuidas suhelda, kuidas oma imagot kujundada, enese kehtestamine, teiste mõjustamine, teiste arvestamine. Vaat see on nüüd kõik need oskused, mida peaks andma eelkõige kodu ja kodu eeskuju ja hiljem meie kool ja kogu meie ühiskond, eks ole, milles siis noored oma käitumises juhendavad. No see sotsiaalse kompetentsuse selgeks ja lahti rääkimine nõuaks minut juba enesest juba oma paar tundi aega, millele praegune loeng lihtsalt ei saa keskenduda. Nüüd sotsiaalse intelligentsuse tunnused, tore, et on ka sellest hakatud rohkem rääkima, kuigi ühed teadlased sageli ütlevad, et see sotsiaalne intelligentsus ja eriti emotsionaalne intelligentsus, et need ei olegi, teised jälle teadlased ütlevad, on väga tähtsad ja väga arvestust ja tähelepanu vajalikud intelligentsuse tunnused, aga nendest sotsiaalsest ja emotsionaalsest intelligentsusest on ka meil ilmunud päris ilusad raamatud eesti keeles, Koelmani raamatud, kui vaadata, tõlgite neid, tõlgitud eesti keelde, mida tasuks lugeda, aga on ka veel teisi raamatud, mis puudutavad siis nii eraldi seda sotsiaalset kui siis emotsionaalset intelligentsust. Aga tunnusteks ongi need oskus vastu võtta ja öelda komplimente, abi paluda, vabandada, kaaslastes seismine, osaleme ühistes tegevustes, osaleme vestlustest, juhtimisoskuste omandamine. Ja jällegi paljud saavad ju alguse kodunt ja see, kuidas me ei oska teineteisi tunnustada või märgatseda, kui meele kurvaks
ja omal ajal, siin nõukogude ajal võis natukene kergem oli isegi noori õpilasi uurida, aga koolides ei pidanud väga küsima luba vanematelt. Tänapäeval ma arvan, et väga paljud sotsiaalsed küsitlused ja uuringud on aheldatud, sest alati peaks küsima luba vanematelt ja need tulemused, nendes ma väga alati kahtlen nendes küsitlustes, et küsitlus oleks siis ikkagi objektiivne, kui neid saaks teha siis mingisuguste keeldudeta ja aheldusteta, aga no midagi teha ei ole. Aga omal ajal nõukogude ajal minu kursuse juhendaja, ka minu üldjuhend oli Aino Lunge, kes väga tore inimene, psühholoog. Tema uuris nõukogude ajal ja et seda, et kui paljud lapsed saavad vanemate poolt positiivseid siis niisuguseid tunnustusi ja olukord oli väga kurb ja leiti, et peaaegu ei saagi, aga väga palju said lapsed niisuguseid käske ja keelde, et ole paigal, püsi rahul või niisuguseid lootusetuid niisuguseid vihjed, et kas minu silmad ka näevad, kui sust inimese loom saab, et kas sul on sipelgad püksis, et kas sa paigal seisad ja nii edasi. Ja aga kuidas see praegu käib, väga raske öelda, sest et objektiivsed uuringud on ju väga raske teha. Et kuidas sa lähed kooli ja ütled, et näete, et nüüd jälgige oma vanemad nädal aega või 2 ja pange kirja, palju nad sind tunnustavad. See uuring läheb ju kohe aia taha, sest ma nüüd pean lapsevanemate koosoleku tegema, kutsuma kõik lapsevanemad kokku ja küsima, kas nad annavad loa, et neid nüüd 6 kuud niimoodi uuritakse. Ja ma arvan, et uuringu tulemus, et 6 kuud siis kõik mängivad ja kõik tunnustavad, lapsed kirja, kui palju vanemad neid tunnustavad, kui 6 kuud uuring läbi saab. See on nagu me Euroopa projektidega rahad otsas ja uuring ka aia taga läinud niimoodi. Nii et ma ei usu nendesse praegustesse uuringutesse ja küsitluste tulemustesse. Andke see mulle andeks, aga ma ütlesin, ma olen 67 aastat vana, ma võin välja öelda, mida mina arvan. Aga uuringuid oleks vaja teha, objektiivseid uuringuid, kus tõesti noored saaks vastata ja oleks väga vaja teada, kui palju tegelikult siis kodus noort inimest märgatakse, kui palju vanemad on aega nende abistamiseks, nende ärakuulamiseks. Näete, siia läheb veel igasugused sõpruste ja sõprade hoidmine ja siin ma tahaks ka natukene võib-olla selline sõprus teemal pikemalt natuke peatuda, sest ega nüüd tänapäeval, kui ma vaatan internetti, siis kui palju see on noortel tuhandeid sõpru, aga kui nüüd vestelda ja mul oleks tore raamat ilmunud kirjastus Pegasuse poolt, sõbraks olemise kunst. See on paks raamat, kus ma lahkan väga põhjalikult, mis on sõprus ja minu meelest ei saa inimesel olla rohkem sõpru kuni 1 kuni 5 ja inimene, kui tal on ka 5 sõpra, siis ta on tegeliku sõpra, ta on juba üliõnnelik, aga ühest väga heast sõbrast piisab ja kui tore, kui see väga hea sõber on sinu on sinu vanem, on sinu võib-olla õde-vend või sinu vanaisa või vanaema, see oleks ideaalne, aga väga raske, päris sõber on omaealine, ei ole ega suuda kõike seda anda, mida suudab anda noorele inimesele täiskasvanu sõprus. Ja sõpru ei saa ka koguda nagu postmarke, aga sõprade olemasolu on väga tähtis, oskus luua ja oskus hoida noorele inimesele sõprussuhted. Aga see oleks jälle omaette teema. Nüüd minapilt ja see kes ma olen, kus ma tulen, eks ole, see algab juba, ütleme, oluliselt peale inimese sellest teine, 3. eluaasta, kui inimesel tekib see nõndanimetatud jonniperiood ja silmad avanevad ja tahtnud olla mina ise. Ja see mina ise saadab inimest vast nii kaua, kuni loomuliku surmani, eeldades, et ka selle surmani püsib inimesel mõistus, siis see mina pildi arenemine, iseenda tundma õppimine on kestev protsess ja sama kui iseenese arendamine, arusaamine, kes ma olen, mis ma olen, kus ma tulen, kuhu ma lähen ja mis edasi saab. Ja kus see mina jõudu ammendab, no näete,
ikka väga palju sellest iseenda tundma õppimisest, mis on minu iseloom, mis on minu sugu, mis on minu võimed, jonnakus, tähelepanelikkus, tähtekindlus, enesekehtestamisoskus, positiivne mõtlemine ja kui vaatame sinna tahatausta, et ikkagi jälle number 1 on kodu kui keskkond, mis kõike neid siin olevat loetelu siis aitab inimeses avastada, õige suunas arendada ja ma ütlen ka, et kui see kodu on positiivne, vanematel silmad säravad, neil on plaanid paigas, mis saab lapsest ja samas antakse lapsele valikud ja neid suunatakse leebelt, mitte nii, et mina olen arst ja sinust peab ka arst saama ja katsus artistiks õppida, et see on ju, see ei too sissetulekut ja nii edasi. Et kui need asjad on kõik ilusti paigas ja olengi märganud, et negatiivsemad, kui inimene sünnib, siis öeldakse, et enamus lapsi naeratab. Ka siis, kui tal on mingi defektikene küljes, ka siis ta naeratab. Ja nii tekib küsimus, et miks see naeratus aegade jooksul kaob ja miks see suunurgad meil aegade jooksul alla vajuvad ja miks me hakkame virisema ja näeme kõike negatiivset. Ja ma arvan ka, et siin on jällegi ikkagi see kodu osa väga tähtis. Kui vanemad kogu aeg kohkavad, virisevad, naabrid kritiseerivad, laps kuulebki kogu aeg negatiivset, siis see temas hakkabki ladestuma, aga kui laps kuuleb ja vanematelt näeb positiivsust või kui ka midagi halvasti läheb, siis õpetatakse teda nii, et õpi oma halbadest kogemustest ja püüa saada targemaks, eks ole, et mis on läinud, ela tulevikule, ole positiivne ja mõtle, et ka kõige hullem häda või õnnetus, see on midagi head ja õpi elama nii, et see ei korduks. Ja mina kontseptsioon, jälle terve rida ja siin juba eespool korduvaid detaile, aga ma meelega siin rõhutan seda viimast ja musta, see on eneseaustus. Inimene, kes iseenda hästi läbi saab, iseennast austab, see on see hea egoism. Egoism ongi üldse hea nähtus, nõukogude ajal püüti see muuta meil niisuguseks negatiivseks nähtuseks, egoist, eks ole, et meil oli ju kollektiivne mõtlemine, ei tohtinud ise mõelda, siis egoism on väga hea asi ja egoist on väga tubli inimene, aga on teine äärmus, see on siis minatus, mida me ka tänapäeval küllalt palju näeme, et laps ei tohigi ise mõelda, et ta peabki juhinduma vanemate määratud eeskirjadel. Või veel siis see hüpermina, et mina olengi kõige tähtsam, jälle saab see alguse kodunt, eks ole, kui last vaadatakse, imetletakse kui erilist midagi, et see on minu lootus, minu usk, minu armastus, kui ilus, kui tark, kui kena, meie päikene ja lõpuks on nii, et see laps läheb aia taha ja ei tule tast mitte midagi. Nii et niisuguse egoist on tervik mina, mille suunas tuleks inimest siis kasvatada ja arendada. Ja madala enesehinnanguga inimesi ma ütlen, et ju meie kahju psühholoogide elu ongi nii, et ega minu juurde ei ole tulnud kõrge enesehinnanguga inimene, õnnelik inimene. Kui tore, ma ütleme, psühholoogi meil vanas peas näha, keegi koputab minu uksel, ütleb, et toivad, ma olen väga õnnelik, vaid kui saaks veel noor inimene, ütles, et istume koos maha, et kuidas olla veel õnnelikum. Inimesed ikkagi psühholoogi või nõustaja juurde tulevad sageli üsna hilja, kui neid ongi väga raske aidata, ikkagi nad väga õnnetud, väga kurvad juba, enesetapu mõtted peas ja nii, siis aita ja mõtle nendega koos, aga see on juba väga raske ja
ja väga palju kahepoolset dialoogi vajab koostöö, sest kahjuks inimest muuta ei saa, olgu ta noor või vana, inimest saab muuta siis, kui inimene seda soovib ja ikkagi läbi selle, et sa kuulad inimest ja püüad tema niisugused halbu mõtted ehk irratsionaalsed mõtted siis tagasi peegeldada ja vastandada ja nii pikkamööda edasi liikuda ja neist madala enesehinnangutega noori võib tulla väga paljudest peredest, väga erinevast perevormidest. Siin ei ole aga kõige vähem tuleb madala enesehinnangu isikud nendest perevormidest, kus vanemad on sõbralikud, kus on mõistev pere, kus kuulatakse teineteist lõpuni, aga niisuguseid peresi, kus vanemad oskavad ja suudavad olla oma lastele siis eriti teismeliste lapsele juba sõbra eest, neid on siiski küllalt vähe, ütleme, et iga viies vanem suudab märgata ja toetada oma teismelist tasemel. No ja siit hakkavadki igasugused muud niisugused protsessid aset leidma, millest meil ka tuleb juttu, eks ole, negatiivsetest minakaitsetest ja põgenemine, ohutum põgenema on muidugi virtuaalmaailma või arvutimaailma, aga tänapäeval ju üsna sageli ja muud ei loe kui lehtedes seda, kuidas siis noored üha rohkem ja rohkem hakkavad tarvitama igasuguseid mõnuaineid ja otsivad sealt siis abi ja lohutust. Ja siin natukene ka siis mingi skeem noorte negatiivsetest minakaitsemehhanismidest. Näete, kui tähtis siin on igased varased kogemused ja sündmused ja infotöötlus, iseäratused ja meil tekivad need negatiivsed automaatmõtted ehk irratsionaalsed mõtted, et see on niisugune väga hea spikker alati õpetajale ja psühholoogile või mõtlemaks, miks noor inimene niivõrd käitub või miks või kust üks või teine ülekaalukas minakaitsemehhanism alguse saab. Ja nüüd natukene nendest negatiivsetest minakaitsemehhanismidest ja lõpuks, et kõik ilusti positiivselt lõppes ka siis positiivsetest minakaitsemehhanismid. Need mehhanismid, mis ma praegu hakkan tutvustama, ei ole mingisuguses järjekorras, et näete, mis ma nüüd esimesena räägin, et see nagu nad esinevad erineval noorel inimesel erinevas järjestuses, aga küll see opositsiooni minek ehk vastu hakkama vanematele on üsna levinud ja minu meelest siin ongi nagu ürgselt ka nagu sisse kirjutatud. Vaat see ongi see, et näete, ju kassipojal või koerakutsikal on ka sisse kirjutatud periood, kui ema lööb talle käpaga mööda nina ja ütleb, et mine oma ellu. Ja ta ajabki karvakosi, sabal püst ja lähebki ära. Ta teab, et nüüd see on see periood, ema, isa enam minust ei hoolitse või loomadel rohkem ikkagi emase loomad, et mina pean nüüd minema oma ellu. Ja inimesed on ka sisse aastasadu tuhandeid, olles 13-14, nagu ma sisse juhatavalt rõhutasin, oligi see aeg ja praegu ka islami usus kus ka 13-14 aastane, seal islamis ka kahjuks, ju haridust inimest peetaksegi isegi võib-olla negatiivseks nähtuseks, ongi ta täiskasvanu ja astub ellu ja hakkab oma eluga siis peale. Nii et see on nagu sisse kodeeritud, et hakkangi vanematele vastu, tekivadki konfliktid ja üks korralik ema või isa saabki aru, et see ongi normaalne. Ja samas ta ei tohi jätta ikkagi oma piire, ei tohi alla anda, aga väga vajalik on siin niisugune leebe järgimine ei ole, et tee, aga mõista mind, et tegelikult oli mul õigus. Kahestumine ja kambaiga. No kui sa ei lähe, no kui tore, no vaata, mida suurem koht, eriti suurlinnades,
kui tore on oma kamp, omad sõbrad, kõige rohkemad kuriteod ja lollused noorte seas, siin ole vahet, on nad siis poiste või tüdrukute kambad, tehakse ikkagi kambas ja kui midagi juhtub, siis nagu mina ei tahtnud, mind sunniti, tegelikult mina ei olegi süüdi ja kui nii vaadata, siis sageli tegelikult ongi nii. Nii et nii ongi ja vanemad sageli, kes oma noorukit ei tunne või ei teagi, eks ole, ta oskab ilusti ja seal kambas ta õpib ka veel kuidas siis kodus käituda, mida kodus vanematele rääkida ja nii ei teagi, eks ole, et mul ka juhtus siin aastaid küll tagasi, mul oli üks narkomaanist noor härra, ma olin tal ka klassijuhataja, ema, isa oli väga asised, väga igatpidi kõrgesti haritud ja töökad inimesed ja nad muidugi, aga nad ei, ja tunnistan, mina ka ei saa, oskas ka koolis käituda, ta küll puudus palju, nüüd ma hiljem sain ka teada, miks ta puuduski koolis siis, kui tal oli see narkojoobes ja kui ta tuli kooli, siis ta oli igati ilusti, alati käis väga hästi riides, lips oli ees ja nüüd juhtuski nii, et tema visiitkaart juhtus olema tal taskus, kui ta leiti politsei poolt üles, ta oli punkari moodi riides, ta oli pea ära väritud, ta oli nii, et kui mina politsei ka mind välja kutsus, kuna ta oli väga raskes narkouimas, siis saadi mind kätte, õnneks ma juhtusin Tallinnas olema ja mina ei tundnud ka tema esimesel pilgul teda ära, sest ma ei olnud teda iialgi näinud niimoodi selles riietuses olekus ja ma tundsin ta ikkagi ära hädavaevu. Ja siis kutsusin ka vanemad kohale, vanemad vaatasid otsa, ütlesid, ei, see ei ole meie laps. Ma ütlesin, no vaadake ikka lähemalt. Ja siis vanemad ehmatusena ka tundsid oma poja ära, et see on ikka tõesti nende poeg. Nii et niisugune olla tänaval hoopis keegi teine ja kodus see, keda vanemad tahavad, on teatud noorte seas küllalt levinud ja nii kurb, kui see on, eks iga ema, isa näevad oma lapses ikka seda, mida nad näha tahavad ja seda negatiivset poolt sageli ei taheta tunda enne kui hilja. Põgenemine. No sageli põgene ongi, mõtle, kui ma ometi saaks ma ometi see 9 klassi lõpetatud, mõned ei suuda sedagi lõpetada, et minna iseseisvalt ellu. Tal oleks näiteks ju võimalik siin, ütleme, toome siin Tallinna näiteks, kui Tallinnas minu meelest on ju kõike, no ütleme, kui ta tahab minna kutsekooli või ütleme ka kõrgkooli omandada pea kõiki erialasid, no siin on ka väikseid erandeid, aga ta tahab tingimata valib hoopis kutsekooli, näiteks läheb sinna Kuressaarte hoopis kutsekooli, kuigi seda võiks oma Tallinnas. Et siin on väga näha, et ma tahaks kindlasti saada vanematelt kaugemale elada oma elu ja sageli siis ema-isa tuleb meelde, kui on vaja, ja tänapäeval on väga lihtne see interneti teel raha üle kanda ja vanemad ka arvavad sageli, et ja mõtleme ka positiivselt, aga võib-olla ei olegi, mõni ongi noor, et ta tahabki vanematest kaugemale saada, saabki ise ja saab väga tublisti hakkama, aga sageli väga paljud seda ei suuda, eks ole, ja jälle see põgenemine on ikka seotud sellega, et midagi kodus ei klapi, kas on vanemate vahel lahkhelid või on mingid muud ja ta tahab lihtsalt sellest vabaneda. Aga kui laps on sunnitud kaugemale minema või noor inimene kuskile näiteks ta tahab minna arstiteadust õppima Tartu Ülikooli, siis on ka märgatud seda, et esimesed nädalad koolist on kogu aeg tuleb kolinal kodu jälle, sest kodu on ta ei harju seal ühiselama eluga veel iseseisvat eluga, et see on nagu sundpõgenemine olnud ja iga nädalavahetus ta on jälle kodus ja võtab tükk aega, enne kui ta harjub olema seal Tartus või omaette või kuskil mujal õppima aga no tänapäeval jälle jumal tänatud on meil internetis on väga palju positiivset, et võib ka vanematega suhelda Skype'i teel ja see on ka väga paljudele noortel ju hea motivatsioon minna ka välismaale õppima ja see koduside on olemas, nii et ei peagi nagu ja see põgenemine on välistatud.
ikooni otsimine, peab ju kedagi jälgima, peab mingi puusliku endaga looma. Ikooni otsingut ei tohi tekitada sellega, kui näiteks poiss on seal mingisugune motovänn või mingi jalgpallivänn ja tal on need väravapahte või neid suuri pealelööjate pilte täis, see on ja ta ise tegeleb, no see on väga positiivne nähe, aga tihtilugu on ikooni otsing, et ta ise ei tegelegi sellega, aga tal on mingi ikoon loodud, eks ole, tal on näiteks John Eltoni pilte täis, kõik ütleme, et ta oli omal ajal, John Eltoni oli tal tohutu ikoon, eks ole, ja hiljem täiskasvanuna juba ta kuulis või juba kogu kirjandus on rääkinud, John Elton on ju homoseksuaalsete siis käitumuslike joontega ja nüüd, kui see noore elu on nässu läinud, nüüd ta hakkab seda ikooni siis süüdistama ja on kättemaks, ega pole ime, miks väga paljudel kuulsustel on turva kaitse peal, sellepärast, et tänu just nendele ikoonidele, sest ei ole ühtegi inimest, kel ei ole puudeid, kõigil meil on oma head ja positiivsed küljed, aga see noore loodud ikoon on puuetega, keda ta järgib oma kehakõnnakus, oma riietuses ja olemises ja kui see kukub, siis kukub kogu tema maailm. Ikooni ei ole ju vaja luua, kui sul on ema, kui sul on isa, kui sul on tore vanaema, vanaisa, onu, vend või täiskasvanum sõber või teadlikum sõber, siis seda ikooni ei ole vaja luua ja teda ei loodagi. Nii et see ikooni loomine on juba väga tugev häire selleks, et inimesel puudub reaalne sõber ja ikoone on võimalik ka tänapäeval ju väga hästi luua arvutis. Luua välja oma võlts minasi, panna nendele nimed, panna nendele mingi uus sugu või vanus ja nii edasi ja nii edasi. Ühe päeva liblika sündroom mind natukene häirib vahest see, kui ka haritud inimene mingis telesaates või noore nõnda nimetatud iidol, eks ole, aga miks ka mitte ikoon, ütleb kõva häälega, et elab üks päev korraga. No kuidas saab üks sporditäht elada üks päev korraga, kui sul on terved võistlused mitme aasta peale planeeritud ja muusik jällegi etendused ja kontserdid, aga ta kogemata, ma tean, et ta ei mõtle seda, aga ta kahjuks ei mõtle, et teda kuulabki see noor inimene suu lahti. Ahaa, ka tema elab ühe päeva korraga. Inimene ei saa elada ühte päeva korraga. Tänapäeval inimene peab elama vähemalt paar aastat korraga. Eriti näiteks 9. klassi lõpetaja või keskkooli või gümnaasiumi lõpetaja peab elama mitut aastat korraga, mis minust saab, kuhu ma lähen, kui mina sinna sisse ei saa, mida ma siis teen, kuidas edasi minna, ikkagi, et oma võit saada kätte, kui tähtis on siin toetus. Ühe päeva võiks korraga elada väga raskesti haige inimene. Tänu oma erialal ma puudun kokku väga palju tõesti väga raskesti haigete inimestega, ratastoolis olevad inimesed ja nendel on hulga rohkem elutahet, nemad ei ela ühte päeva korraga või näiteks vähihaiged inimesed, nemad elavadki aastaid korraga lootuses, et toimub ime, lootuses, et ta saab terveks. Ja siis ma alatigi mind natuke jahmatab, psühholoogina mind raske muidugi jahmatada, aga teeb nagu kurvaks teadmine, et inimene elab tegelikult terve reaalselt noor inimene elab ühe päeva korraga. Ühe päeva liblika sündroom on minu meelest kõige omasem narkomaanile, kes elabki tegelikult üks päev korraga, kes võib ka oma lähedased kodused paljaks röövida, et saada see narkodoos kätte, et elada üks päev korraga, niikuinii tuleb surm ja siin on ka veel klausel taga sageli, noorelt ongi ilus surra. Mõistu pärastamine ja eneseõigustamine. Näete, kui siin tänapäeval minu meelest näete, ma ütlen, et arvuti on tore asi, aga arvuti võib ka või see internet
võib meid ka negatiivselt mõtestada. Minu meelest tänapäeva, isegi kui ma oma artikleid ja asju kirjutan ja midagi hakkan uurima, siis ma sageli leian niisugused vasturääkivaid artikleid peaaegu võrdselt nendega, mis ütlevad, et see ongi tõde. Ja noor inimene, kes ei saa alati aru või ei adu nendest asjadest, tänu selle internetile nii heas kui halvas tähenduses võibki leida oma argumentidele niisugust mõistupärasust ja õigustamisest, öelda, et see ongi nii, et see ongi ja seda võibki proovida, näed, ei olegi midagi juhtunud ja sina ema või isa ei tea midagi sellest, aga vaat too või see mees seal ja seal artiklis kirjutab ja propageerib. No ja nii me kogu aeg siis õpetajad ja psühholoogid, näete, peame teadma neid mehhanisme ja uurima ja ka ise surfama ja saama ka aru, et kus ja miks noored inimesed siis leiavad oma põhjendustele õigustusi, eks ole. Noh, see põgenemine virtuaalmaailma, see on nüüd ka täiesti uus nähtus noorte seas ja mina võin õppejõuna, nüüd ma natuke õpetan ka ju statsionaaris, näen, et üha kurvem on tõdeda, et noor inimene ei oska enam ennast väljendada, ära sa tahvli, et enam üldse kutsu, siis ei tule midagi välja. Ja kui sa lased ka teha mõne leheküljelise referaadi, no mina oskan juba vältida, mingid copy-paste'id on minul seal Copy-paste'id mulle need kohe internetis varastamised on täiesti välistatud, ma oskan need ülesandeid nii teha, et ta peab ikka läbi lugema ja kokku seadma mingisuguse paari lehekülje referaadi. No siis selle nõudmine on ka juba nii tohutu, ei osata ennast väljendada ja vahest läheb lausa naerma, kuidas ma näen, kui noored kohvikus istuvad, ma ju ei tea, ma näen 2 noort istuvad laua taha, kumbagil on kas tass kohvi ees või noormeestel ka paaris vaatan sageli seal õllekruus ja nad on seal arvutis ja teevad, nuppudele vajutavad ja mul jääbki niisugune naljakas tunne, noored seal kohvikus istuvad, noormees ja neiu, et omavahel nad saadavad kesksem sõnumit, et ma armastan sind ja tema sõnum tuleb vastu, sa armastad mind, ei mingit kontakti enam teineteisele otsa vaadata, teineteist väljendada, aga ma loodan, et see on mööduv nähtus, ma loodan, et vaja ongi käia ka selle virtuaalmilma maanteekraavist, sealt varem või hiljem välja kolida, ma loodan, et varem välja kolid ja saada arugi, et kui tähtis on silmside, kui tähtis on teineteise kuulamine, oskus panna see mobiil kõrvale ja rääkida ja aru saada ja mitte sinna põgeneda, aga ka vanemate arvutida laps, ära sega, vaata, ole mina siin arvutisse, ole seal arvutimängus ja sageli vanemad ise seal virtuaalmaailmas. No öeldakse, et Ameerikas juba, andke andeks, aga pidi olema bokskultuur, juba bokspere, eks ole, igaühel on oma arvuti, igaühel on oma mobiil, igaühel on oma toanurk ja nii tulebki ema koju, saadab kesksem sõnum, eks ole, olen kodus, hamburger on mikrolaines ja me hakkamegi elama oma boksides, kurb, aga muidugi ka võib-olla see arenguetapp tuleb lihtsalt läbi teha elus, et siis jällegi positiivselt edasi minna. Eitamine. Minul seda ei ole, eks ole, minul seda puuet ei ole. No ühest juba eitamises rääkimist tuleb jälle ka vanemate poolt, et ega minu laps midagi ei tee, minu laps seda ei näe, et vanem tahab ka seda oma lapses, mida ta ju näha tahab, aga samas ka nooruk võib vanemad loodu, ema ära karda, ma minust ei saa iialgi suitsetada, et ema ära karda, ma ei hakka alkoholi võtma, et minus ei toimi seda, aga ometi need asjad siis saavad siiski olema, et siin on jälle, et mida niisugune usaldusväärsem on vanema ja noore kontakt, seda rohkem juletakse ka vanematele rääkida oma probleemidest ja neid avada ja eitada seda, et kahepoolselt, et kas minu lapses ei ole seda või lapse poolt, et minust ära karda ema, minust ei saa seal alkohoolikud, joodikud või loodrid, et see on alati niisugune
libe tee, regressioon ja ennast hävitav käitumine, üha rohkem räägitakse ka meil, et üha ju suureneb ka teismeeas enesetappude arv, aga siin on jälle peab ütlema nii, et midagi on meil arhailist selle soome-ugri-mugri kultuuris sees, et me oleme ju nii ungarlased, soomlased kui eestlased üldse enesetappudelt ju kuskil esikümne seas olnud pidevalt. Nüüd peab lohutama, et me oleme vist kuskil 6.-7. kohal, ütleme maailmas riikide seas enesetappuselt, aga muidugi need näitajad ka muutuvad, aga see on fakt ja eriti just poiste seas ja teismeliste poiste seas. No siin on ka jälle palju manipulatsioone, kui loed ajalehti ja virge, siis mis ma ei tea, poliitikud või kedas tahavad suunata või pehmendada, aga kui ma vaatan pikal tasemaid perioode, siis on enam-vähem püsinud see asi ühtlane ja siin ka see masuaeg, kui meil oli enam-vähem, et kuskilt elu võtab endalt keskelt läbi kuskil 40 teismelist igal aastal. Võtab ja siin poiste osakaal on kohe üsna märgatav. Nii et miks kaob ära elu isu ja miks siis ennast siis tapetakse, siin on muidugi neid põhjuseid väga palju. Aga nende probleemidega muidugi on vaja tegeleda, kahjuks hilja, aga näha ja mina alati ütlen õpetajatele, annan nõu, et kõige ohtlikumad ongi need lapsed, kes on väga elavloomulised, ütleme niisugused hüperaktiivsemad või koleerilisemad. Vaadake, ta naerab kogu aeg, aga selle naeru taga on tegelikult võlts naer. Ta tulebki kooli siis, kui ta saabki naerda, ta tulebki kooli, kui ta saab teha lollusi, heas või halvas mõttes ja siis, kui ta ei saa seda naerumaski pähe teha, kui ta tunneb, et ta ei saa olla lõbus, et sa ei taha teha pulli nõnda öelda, siis ta see päev paneb poppi, ta puudub. Mina niisuguste, kui ma tõesti väga palju õpetaja olnud, siis ma näen seda elava ja huvitavate poiste puhul eriti ja kes palju koolist puuduvad, samas kui ta kooli tuleb, mina kui 4 silmal toende kõrval ütled, kallis sõber. Mina usun, et sul on, ma näen ja tunnen, et see ei ole õige naer. Mis on su mure? Ma tunnen, et sul on suur mure, sa tahad sellest rääkima, ta on üks poiss, aga täitsa lahina nutt, ma ütlesin õpetaja, kuidas sellest aru saad. Sellepärast, aga need, kes sul soiguvad ja vinguvad ja alisevad, igapäev surevad, need ei sure. Nii et vaadake ja olge ettevaatlikud nende elava loomuga temperamentsete, liigselt lõbusate noorte käitumise sekkuma, et siin on niisugune mingil määral niisugune nähtav ohutunne. Nagu lubasin, et lõppu ka positiivses mina kaitses, sest et on alati ju ka kogu see psüühika on inimene 2 teraga. Ja et asjale oleks niisugune ilus lõpp, siis see, kuidas teismelise võib oma mina positiivselt kaitsta ja kuidas siis nii siis täiskasvanud vanemad kui õpetajad saaksid seda positiivset mina kaitset siis suurendada ja motiveerida. Väga tuntud klausel, igas asjas on peidus väike suhkrutükk. Nii vist ütles Mary Poppins, kui ma ei eksi. Et tõesti peame vaatama, et elus on väga palju meil ka niisuguseid näiliselt halbe üleelamisi ja katsumusi, aga öeldakse, et kõik, mis see tapa teeb tugevaks ja see tegelikult nii ongi, nii et koos vanematega, kui noort lohutada ja mõelda ja motiveerida, võime paljudes raskutest kergem üle saada või kui see on ka toimunud, siis mõelda, et läks nagu läks, õpime, püüa mitte seda korrata, eks ole, eksimine on inimlik ja nii edasi, me väga palju ju oma elus oleme ju kogenud, kui me ei ole just nii toiminud kui vaja,
ja et kuidas siis edasi minna ja et mitte korrata neid vigu. Et see on ju väga tähtis teadmine ja öeldakse, et kui inimene läheb magama, siis ta peaks mõtlema ja selle, mis täna niivõrd toimus, kui mõtlema sellega, et kuidas homme edasi minna, et need muredega mitte minna voodisse, vaid teadmisega, et homne päev on targem kui tänane. Kõik meil on õigus olla pahatujus ja ütlengi jälle kodu puhul küll on tähtis teadmine, et kodu ei oleks mingi näitelava, et eriti teismeline vajaks teadmist, et ta tuleb koju, ta ongi vahest äge ja uksed pauguvad ja kukub ja ära torma vanemana talle nüüd järele, hakka ukse peal, räägi minuga kogu. No kas sa ise, kui see on halb tuju, kas sa ise tahad kellega rääkida? Miks sa arvad, et teismeline, kellel on isegi peas, ma ei tea, ajali kõik mõtted, tahaks suga kohe rääkida? Ole õnnelik, et üldse koju tuli. Ole õnnelik, et oma tuppa läks ja las ta rahuneb maha ja järgmine päev küsi, kallis sõber, mina tundsin, et sinuga on midagi lahti. Mina tunnen, et sa tahaksid minuga rääkida ja kui ta ütleb, et oih, unusta ära kõik, siis ära hakka, aga küll ta siis räägib, kui ta oli vaja, võib-olla ta ei olnudki, aga temaga üleelamine, aga teadmine, et ta sai olla omaette, ka rahustas teda maha. Nii et kodu peab olemagi see koht, kus sind ka mõistetakse sinu halvast tujus. Ja kodu ei tohi olla Gestapo, kus sind sunnitakse oma ja kui sa tunnetest ka oleme rääkid ja kui on see kodu avatud ja kõige paremini avaneb, mitte ainult täismeline, vaid laps koos tegemistes. See, kui teha emaga koos süüa, koristada tube, aiamaal olla või poeg isaga auto juures, vaat siis või ühistegevustes, vaat siis tegelikult noor inimene avab kõige paremini, avaneb ja tulevad ka need, välja need mõtted, mis ta oligi võib-olla seal 3-4 päeva tagasi, lõi selle ukse kinni ja nüüd ta võib olla hakata ka iseenesest sellel teemal rääkima. Nii et ja ka sinu enda eeskuju, ka sinul on õigus tulla paha tujuga koju ja öeldagi tere, siin ma saabusin, mul on halb tuju, paluks mul olla omaette, et see kõik see vastastikune, et see ei ole ainult teismelise probleem, vaid see on ka vanema probleem oma kodus mitte teha näitemängu, vaid olla see, kes sa oled. See on meil kõigi õigus. Hädade tasandamine. No sageli näete, noor inimene vaadates peeglisse, sageli just teismese tuled igasugused punnid ja näkku ja või näeb, et ta on kas liiga peenike või liiga paks või nii edasi. Need muresid võib ju kümneid ja kümneid olla, et tekib nõnda nimetatud inetu partipoja sündroom, mis on ju tegelikult noorele kasvavale inimesele üsna tavaline, mida mingil määral ka ju soosib see aktiivne ainevahetus ja selle väikene sassis olek. Ja jällegi tähtis on siin oma vanemate ja lähedaste toetus, nende ja leidmine. Ja on ju võimalik, eks ole, et oma tegeliku häda tegelik tasandamine, et on võimalik igasugused kreeme panda, ütleme näiteks pistrike puhul või kasutada või arsti poole pöörduda, eks ole, või kui oled seal tõesti nõrk, minna hakata füüsilist trenni tegema, et tugevust juurde saavutada või kui kaldud seal liigsele tüsedusel, on jälle võimalik ju igavesed erinevad toitumisspetsialistid ja toitumis siis nõustajatega nõu pidada. Vaat see on kõik see tegeliku häda, tegelik tasandamine või ka mingi depressiivne probleem, psühholoogi poole pöörduda, aga siin on jällegi kodu ja kõigi teiste toetus väga tähtis, aga oma tegeliku häda näiline tasandamine, no ei tulegi välja. Ei tulegi välja, istungi kodus, vaatan oma vinnist nägu ja nutan seal oma kinnise ukse taga, eks ole, lähe välja, ei ole probleeme, ei lähe välja, keegi narri ka mind, eks ole. Nii.
nii et need tegelikud hädad ja näilised hädad võivad ka tihtilugu ju omavahel hästi sõlmuda läbi, eks ole, et kas näiline või oma näilishäda, näiline tasandamine. Nii et see ongi need varjamised ja siis sukeldumised ja oma tsitadelli pugemised. Nii. Elujaatav huumor ja vaatan ka, et huumorimeel on küll niisugune natukene kurb pärilik nähtus selle poolest, et igal 10. inimesel pidavat huumorimeel puuduma või on ta kuskil meil siin limbilises süsteemis, siis on need vähe arenenud või need kohad ja ta ei saa iga naljast aru, aga me jätame need looduse eripärad kõrvale, ütleme enamus ikka 90% inimestel on huumorimeel olemas ja see elujaatav huumor väga palju päästab ja kui vanemad jälle oskavad oma väikeste viperuste üle naerda ja naljaks pöörata, siis suudab seda ka sageli laps niimoodi käituda, aga kui ongi niisugune igas asjas niisuguse negatiivse asja nägemine ja huumor tegelikult tõesti väga palju aitab ja naljasoone võimalik ka arendada ja väga palju jällegi tegeleb sellega ju Jaapan või seal lasteaia tasemel, et ka väga palju pannakse rõhku siis huumorimeele arendamisele, mis meil ju kahjuks puudub ja sama paralleelselt ka oma viha maandamisele, nii et ja ka kindlasti sellele, et mis on see iroonia ja kindlasti sellega, et ka nali ei ole alati päästev igas kohas ja säästev tegevus. Nii et naljal on mitu väljundit ja kui vaadata noorte kõrval, ega mul ei ole ette kirjutatud, ma psühholoog olen ja ikka vaatan, kuidas noored siis suhtlevad või omavahel nalja teevad või huumorit, eks ole, siis ka see hea nali õigel ajal õiges kohas, et ega seda väga harva tegelikult näe. Ja kui ma samas mõtlen, et kus need siis noored nalja ja asja huumorit õpivad, ma vaatan, et väga palju, kui ma vaatan ikka televisioonis või vaatan need naljakaid koduvideosid, no nalja seal küll ei ole. Minu meelest on väga palju hoopis kurb, mul tekib huvitav, mis sellest inimesest pärast saab, kes on niimoodi kukkunud või lennad nagu nõnda nimetatud naljakastes koduvideodes ja üldse mina tunnen ennast ahistatuna vaadates neid välismaa filme, kus peale naerdakse. Üldiselt päris häid filme on vahest, aga ma ei tahagi neid juba sellepärast vaadata, et mulle surutakse peale naeru seal kohas, kus mina ei naeraks. Aga nüüd ongi, et kui inimene vaatab, mõtleb ja ahah, et see ongi nali ja tõmbabki sõbra tooli alt ära või saab nalja, aga see võib väga kurvad lõppeda. Nii et see huumorimeele ja huumori ja õige nalja tegemise oskus on ka väga tähtis ja paljus arendatav nii kodus kui koolis. Ja noor inimene, hea huumor väga palju annab ja väga palju kaitseb. Nii et näete, nagu näha, siis võib nii naljaga siis päästa, aga või isegi tappa. Nüüd otsustuskindlus ja vastutus. Minu vanaema, tal oli küll 4 klassi külakool ja ka väga tark ja ta luges väga palju tarku raamatuid ja pean ütlema, et tema minu vägite Toivo, jäta meelde kõik, mis sa teed iseendale nii heas kui halvas, alati kordas. Ja mul on see nii, ma olen talle niivõrd tänulik selles, et Toivo, kõik, mis sa teed nii heas kui halvas, teed esmalt endale. Et selle vastutuse, kui sulle ka väikses peale seda on sisse süstitud korduvalt, küll see hakkab ka mõjuma. Ja see ka toimib. See vastutus ja siit ja nagu eelnevad ka jällegi kordi ka rõhutan väga tähtsad asju, et siit see karistatuse tunnus ka, et see inimene on karistatud, kes ise oma paha teo on eastanud või püüdnud seda eastada kas ise või teiste abiga. See on ka, eksime kõik. Eksimine on inimlik, aga sama inimlik on võtta vastutust oma tegude eest ja püüda neid parandada. Sõbra kaitsev tunne
ja siin on minu sõpruse definitsioon. Natuke sõprust ei saa ka defineerida ühe lausega, vaid sõber on see, kelle juurde võid minna igal ajal, iga murega, ta kuulab sind lõpuni ära, ei kuku kohe halvustama ega nõu andma, vaid võtab sinu mure teadmisega. Sõber on see, kes ei reeda sind kunagi. Ja mõtle, kui tore, kui seda oled sina oma täiskasvanud või täiskasvanuks saava või tahtva teismelise või noorukiga. Ja ausus enne kõige ja oma eeskujuga, et mida rohkem on valet või teesklust kodus ja ümbruses, seda raskem on ka lapsel ise eluga enda peres edasi minna ja ma arvan, et seekord meie ühiskond on küll hulga toredam elada, kui meil omaaegsas ühiskonnas oli väga raske aus olla ja ma mäletan, kui minul kodus ilusti räägiti ära see 9. märtsi pommituse tagamaad ja meil oli ajalootund, kus oli mingi õpik, kus oli Estonia varemed ja alla oli kirjutatud fašistide poolt purustatud Tallinn ja mina tõstsin siis käe püsti aktiivselt, nagu ma ikka olin, nii pool hüperaktiivne ja hästi kiiresti, mul oli kõva hääl, ma hea õpetajaga olla, rääkisin nii, et ega keegi ei saanudki vahele segada täpselt, mis toimus 9. märts 1944. Õhtul kodus olles ukse kell helises ja kaks olid niisugust väga soliidset vanemat meesterahvast ukse taga, palusid sisse tulla ja siis oli väga kõva vestlus vanematega. Hiljem seda vanemate vestlus minuga, mida koolis võin rääkida, mida ei või. Ja see lõppes niivõrd hästi, sest see oli siis, ma hakkan meenutama, 69, ma läksin esimesse klassi, see oli siis 5, see oli kuskil 74, 75 aasta. Ja siis, aga tänapäeval ma arvan, et sellepärast meie põlvkond on hulga õnnelikum, et võid julgelt olla aus, oma tõdede eest võidelda ja siin on jälle ka kodu see tähtis toetus. Noh, ja mida siis arendada oma lapses, et ta või teismelises või noorukis või et ta oskaks siis raskest olukord teha ja see on see kogemuslik mäng, hariv õping, elu jaatavad mõtted, elutargad mõtted, eks ole, loovuse arendamine, väga tähtis, hobid ja noortele väga hea teismelistel oleks palju tegevusi ja need, aga et samas, et üle ega kui kurnaks nende tegevustega, tolerantsus, viisakus, oma juurte tunnetus ja terve egoism, eks ole, et kõik need ja muust, et siit ei saa ühte maha kustutada ega midagi esile tõsta või rõhutada, et need on kõik väga tähtsad teadmised. Ja õpetuses näete, et kõige hullem pidur on inimese arengus on karistamatuse ja süüdimatuse tunne, et teen mida tahan ja keegi ei saa minule midagi teha, mida kahjuks ma tunnen üha rohkem noortes ja teismelistes süvendab see vale vaba kasvatus. Aga sellest vale vaba kasvatus, sellest tagajärgedest ilmus mul eelmine aasta raamat, mis müüdi läbi peaaegu 2 kuuga. See raamatu pealkiri on Troonipärijad. Väga paks ja põhjalik raamat kõigist sellest, mis tekib siis, kui last kasvatatakse, arendatakse valesti, just nimelt arendatakse valesti. Tänud.